Ja tere tulemast kõikidele pealtvaatajatele. Oleme Sportland Arenal, esiliiga 32. voor, 4 Karl-Markus Rand ja number 7 Uku Erkmaa. Ja ründes kaks ründajat ja number 19 Andri Sirk ja number 29 Romet Silov. Ühelt poolt võib-olla vabastab mängijad pingetest. Nii, aga siin Sakarja läbi söödust. Kevin Mätas saab 1-1 ja 1-0. See käis kähku. Suurepärane värav Kevin Mätaselt ja veel suurepärasem läbi sööd Sakarja Beglarashvililt. Beglarashvili esiteks kohe tahtis tõenäoliselt näidata, et see septembrikuu parima mängija auhind. Tal oli seal tegelikult võimalus uuesti väga terav rünnak sooritada, aga Tammeka sai palli vahelt lõigatud ja on nüüd kiires vasturünnakus ja Oi. liitus kevadel, tema tuli Leedu esiliiga võitja Riteriai võistkonnast koos peatreener Slavomir Sisakovskiga ja ka Karl Läänelaid on olnud väga tubli. Tartu kaitsjad said seda blokeerima. Ka Sakarja nurgalöök takardub esimesse kaitsesse. Pall on seal küll lahti, aga Chisala on organismile natukene väljakutsuvam ja kuigi ta seda ise ei tahaks, siis paraku iga aastaga ta ikkagi vanemaks jääb. Aga näed, selle jutu taustal kohe Chisalale suurepärane läbisööt ja Chisala mängib väga oskuslikult väravahist mööda ja teeb seisuks 2-0. Ja täpselt, kes oli jälle sööduautoriks? Sakarja Beglarashvili. 29, vabandust, esiliigas siis 21 mängu ja 0 väravat veel. Aga siin Vassiljev sai vasakult äärelt kasti seal kohe raami suunas saata, aga ei tulnud löök päris niimoodi välja, nagu oleks tahtnud. Ja Nikita Vassiljev ka siis aastaid mänginud Nõmme Unitedis, Ja mis eelmisel korral vasaku jalaga välja ei tulnud, siis sedapuhku parema jalaga heastab oma eksimuse ja viib United juba 3-0 seda kohtumist juhtima. Väga ilus värav, väga ilus. Esindanud meie rahvuskoondist 3 korda, nii et hoiame talle tõesti pöialt, kui siin tuleb uus rünnak vasakult äärelt. Truubert murrab sisse parema jala peale ja läheb sealt parema jalaga löögile ja väga hea sooritus Artjom Truuberti poolt. Sellist Artjomi mäletan mina eelmisel aastal ka U17 liigast, kus pidevalt vasakult poolt mees oma tugevama parema jala peale sisse murdis ja saatis neid palle nii kasti tagant kui kastist võrk. Aga Palts on jäänud siin tükiks ajaks sinna ründepositsioonile, nii et tegelikult arvestades tema gabariite, siis oleks võinud täitsa selle palli ikkagi kastit senderdada. Aga seal mängiti Sakarja kasti tagant löögile ja proovis leida seal, kus tal ka. Ta võib küll ise rääkida, et ta läkski löögile, siis tegelikult ikkagi see oli senderdus, mis üle jala läks ja lõppes väravas. Kui nüüd siin Sakarjal oli võimalus saada oma selle hooaja 17. tabamus, õigustanud seda hüüdnime, mis ta hooaja alguses kohe pandi. On silma paistnud sellega, et tegelikult nii nagu praegu on küll paberil pandud keskkaitseks, aga tegelikult väga tihti rünnakute lõpuks leiab ennast kastis ja praegu tema moodi koht seal. Aga vaatame, kas Läänelaid uuesti. Seda puhku leiab Chisala. Chisala toob sealt hea terava palli kasti keskele. Nii, aga Ossep saab siin teise palli endale. Vasakule Frolovile. Frolov murrab sealt sisse. Truuväärti tegema ei läinud. Leidis ta Costa väiksed petted. Proovitakse seal Froloviga kokku mängida. Pall põrkas Truuvärdile ja Artjom Truuväärt oma tänase teise tabamusega teeb seisuks 5-0. Ja milline kombinatsioon? Ja, tegelikult ütleme alates sellest, kui Frolov sealt vasakult sisse murdis, siis edasi väga ilusti prooviti väikeste seinasöötudega kombineerida ja aga nüüd United võitis kohe siin Tartu kasti ees selle palli tagasi ja Chisala proovis selle palli. Mölder 2 võitluses edukas, suudab palli säilitada keskele Radomskile. Da Costa
väga hea kaval Pete, siis ja ei suutnud seda lüüa raami. Ei tea, kas seal juba mõeldi natukene ette ja loodeti, et äkki ka teine poolaeg enamus ajast siin on. Ta Costa väga hästi sai läbi. Truuvert leidis läbi sööduga Chisala ja Chisala küll leiab ennast tabeli ülemiselt realt ja teine alumiselt. Jah, ja kui vaadata ka väravate arve, siis Nõmme United enne tänast mängu löönud 95 väravat, sisse lasknud 22. Ja me ei ole siin mängu käigus jõudnud veel kohtunikke mainida tänase mängu. Ossep väga hästi saab siin palli pastist päris hästi ei mõistnud. Aga seal sama võib öelda ka Tartu mängijate kohta, kui väravat suutis selle palli lihtsalt vastu keskkaitset lüüa. Ja Ossep sai sealt vasakult jätkuvalt esimese kaitse pea peale. Frolov ja Konks, Radomski, oi! Ja nüüd seal Tartu natukene rumalalt kohtuniku vile antud. Rikki alustab hoojooksu ja saadab selle palli väga kindlalt võrku seisuks 6-0. Ilusti alla vasakusse nurka. Väravaht hüppas teisele poole ja keskkaitsjana 7 väravat lüüa on ikkagi muljet avaldav number. Olgugi, et osad neist on tulnud penaltipunktit, aga siiski ka sealt tuleb see pall võrku panna ja siin Ossepil oli juba noored väledad poisid sinna jooksu pääsesid, aga teisel poolel pole isegi õnnestunud ühtegi sellist head minekut, aga nüüd Ossepi läbi söötsi Saalale ja oi. Ja oli ka see tänase kohtumise viimane moment. Kohtunik on lõpetanud Tartu noorte poiste piinad. 6-0 võit